Beebipalavik. Tere tulemast kuulama Õhtulehe podcasti Beebipalavik. Mina olen saatejuht Katariina Toomemets ja täna on mul külas Moonika ja Andres, kellega me räägime kriisihoolduspereks olemisest. Tere Moonika ja tere Andres! Tere! Tere! Ma paluks, et te alustuseks ennast tutvustaksite. Kes te olete, millega te tegelete, kui vanad te olete, kui palju teil bioloogilisi lapsi on? Mina olen Moonika, mina olen taustalt logopeed ja peamiselt tegelenud neuroloogiliste neelamishäirega patsientidega, aga praeguseks olen ma siis terviseteadlane ja lisaks sellele siis igapäevaselt kriisihoolduspere vanem. Mina olen Andres. Praegu tegelen siis rahapesu tõkestamisega pangas. Väljaõppelt küll füsioterapeut, aga elu on omad korrektuurid teinud ja olen saanud ala vahetada. Kui palju teil bioloogilisi lapsi on? Meil on endal 2 last, kes siis sel ajal, kui me alustasime teekonda, et saada kriisihoolduspereks, olid 6 ja 8. Ja kui vanad nad praeguseks on? Vanem sai just 10-seks ja noorem on hetkel veel 7. Kuidas ja millal te siis esimest korda üldse kuulsite sellist asjast nagu hoolduspereks või kriisihoolduspereks olemine? Kuulsime, mina isiklikult kuulsin hiljem. Küll aga ma teadsin, et mul suguvõsas olid ees mõned lapsendamised. Nii et ma nagu kaugelt kõrvalt olin näinud, kuidas lapsendamine võiks välja näha. Ja siis oli meil ka abielu alguses selline arutelu ja mõte, et võib-olla võiks mõned lapsed olla enda omad ja siis mõned juurde lapsendatud. Aga kui me seda asja uurima hakkasime, siis saimegi teada, et on olemas selline asi nagu, mina sain teada, et on olemas hoolduspere ja veel, et on olemas kriisihoolduspere. Moonika, milline sinu esimene selline tutvumishetk oli? Minu jaoks esimene mõte tegelikult algas lapsepõlves. Kui meil kodus käisid siis sel ajal veel nii-öelda lastekodust lapsed külas, et kui oli koolivaheaeg või olid nädalavahetused, siis nad käisid vahepeal külas meie perel, aga nad käisid samamoodi ka meie onupere juures ja mõnes mõttes nagu meie vanaema oli nende vanaema ka. Ja see oli selline esimene tore kokkupuude. Aga kui ma pärast gümnaasiumi läksin Keeniasse ja seal olin praktikal ühes lastekodus pikemat aega, et siis tekkis endal selline igatsus, et tahaks ka kuigi lapsendada, et see oli minu mõte ikkagi, et ma tahaks lapsendada sel hetkel, et siis ma hooldusperest veel midagi palju ei teadnud ja kriisihooldusperest sel hetkel ei teadnud veel midagi. Millal see hetk oli, kui te mõtlesite, et võiks saada hoolduspere vanemaks? See jõudis kätte siis, kui maja sai valmis ehitatud ja siis mõtlesime, et no nii, et nüüd kolime sisse ja et nüüd oleks ju siis aeg nagu hakata uurima, mis võimalused on ja siis just alustada sellega, et äkki lapsendame kellegi, siis 3. lapse endale juurde. Aga ja siis, nagu ma ütlesin, hakkasime uurima ja avastasime, et on hoopis teised võimalused ka olemas. Kas siis kuidagi nii-öelda köitis see mõte, et saab aidata nagu rohkem lapsi kui ainult seda üht lapsendatud last? Osaliselt see, aga osaliselt ka see, et tol hetkel oligi, kas ma mäletan, kas oli 2 või 3 kriisihoolduspere oli ja nüüd praegu on ka 3 kriisihoolduspere, me saime juurde, aga osad on nii-öelda vajavad pausi. Et siis tunduski see arv tundus nii väike ja kui ka on välja öeldud, et tegelikult Eesti peal oleks vaja 10-15 kriisihooldusperet tegelikult, siis tunduski, et äkki see on koht, mida me saame täita. Ja mulle isiklikult meeldis just see mõte, et see on nagu piiritletud ajaga, et kuna oma lapsed on veel ka noored, siis ei taha, et juhtuks niimoodi, et nagu teisi aidates enda lastele kuidagi liiga teed või et neil ei ole enam tunnet, et nad oma kodus saaksid turvaliselt olla. Et kui on mingi keerulisem olukord, siis on alati teatud aja, see lõpeb ära ja siis me saame hinge tõmmata ja mõelda, kas me jätkame või ei. Et kui olla pikaajaline hoolduspere, siis
tegelikult peaks ikkagi niimoodi olema, et siis ongi laps nii kaua sinu juures, kui saab täiskasvanuks, on kahjuks kurbi teisi lugusid, aga just see mõte kriisihooldusperre juures meeldiski see, et kui enda lastel ei sobi, et siis meil on lihtne paus teha. Kas pidasite te lähedastega nõu, lastega nõu, lapsed ju ikkagi, nad olid selleks hetkeks nii vanad, et nad oskasid juba öelda ka sõna sekka, et kas te küsisite nende käest, mis nad arvavad või ütlesite, et me oleme nüüd otsustanud? Jaa, see oli selline pikem protsess, et me rääkisime nendega ja arutasime ja nii oma lähedastega, teiste enda vanematega kui ka lastega muidugi. Ja eks lastel ka tekkis erinevaid hirme ja need olid täiesti asjakohased küsimused ka, et näiteks selline küsimus tuleb mul praegu meelde, et kui meie juurde tuleb laps, kellel on haiget tehtud, et siis äkki ta hakkab meid lööma. Aga mina ei taha ju talle kuidagi öelda, et lüüa ei tohi, ma ei taha ju teda kurvaks teha, et mis ma siis tegema peaksin. Et see on üks selline olukord, mida me siis rääkisime läbi, et kuidas võiks olla või mis võiks olla. Ja tegelikult see protsess oli ju pikk, see kriisihoolduspereks saamine, et see ei olnud nii, et täna otsustame ja homme me oleme kriisihoolduspere. Et seda sai pikalt arutatud ja palju lastega läbi räägitud ja see on ikkagi olnud see, et me oleme kriisihoolduspere nagu kogu perena, mitte see, et kuidagi meie oleme ainult kriisihoolduspere vanemad. Et see on ikkagi pere. Kui lapsed oleksid öelnud, et meie kindlasti ei taha, siis te oleks võtnud seda teekonda ette? Ma usun, et sellisel juhul me oleksime sellega oodanud. Kas selle hetkeni, millal lapsed on selleks valmis või siis kui enda lapsed on suuremad, et meil siis oleks rohkem võimalust seda teha. Jah, me üldiselt väiksest peale oleme neid kasvatanud, et asju tuleb proovida ja kui meeldib, siis meeldib, kui ei, siis ei. Toiduga ka. Kui on näiteks mingisugune brokkoli, siis me proovime seda, kui meeldib, siis sööme edasi, kui ei, siis et tubli, et proovisid, aga rohkem ei pea. Et ma arvan, et ma oleks võib-olla proovinud sarnast lähenemist, et proovime korra ära, vaatame, mis on aga jah, kui nad siis tõesti ongi näha, et oleks kuidagi hirmul või rahutud, et siis jah, selle me leppisime ka Moonikaga kokku, et siis me teeme pausi ja ootame paar aastat ja proovime uuesti. Kuidas lähedased selle mõtte vastu võtsid? Lähedased, ütleme, et sellised natuke kaugemad sõbrad, tuttavad, nemad olid väga positiivsed, ütlesid, et et see sobib teie perele hästi. Aga oma vanemad olid ka toetavad, aga eks neil olid ka sellised kõhklused ja küsimused õhus, et mismoodi see toimub ja millised lapsed tulevad ja võib-olla mure oma lapselaste pärast siis nii-öelda ka. Et neil oli ka küsimusi ja arutelu rohkem, aga ikkagi toetavad olid ka nemad ja ikka veel on. Kuidas see protsess siis käis, et te olite otsustanud, et teist saab nüüd kriisihooldusperes, siis ma olen kuulnud küll, milliseid koolitusi selleks tuleb läbida ja milline see protsess on, aga rääkige oma vaatevinklist ka, et kuidas see käis. Kõigepealt me siis andsime teada oma soovist, et me sooviksime saada kriisihoolduspereks ja siis toimus pere hindamine ja siinkohal tegelikult ma võin isegi öelda, et sinna olidki kaasatud ka vanavanemad. Et sinu vanemad olid ka, et Sotsiaalkindlustusamet käis ka nendega rääkimas, lisaks veel meie perele. Et see oli selline pikem ja suurem protsess. Kui see perehindamine oli ära tehtud ja nii-öelda meid oli sobivaks valitud, siis tuli Pride koolitus. Ja meie jaoks kogu protsess kestiski vist umbes 9 kuud kokku. Et sama kaua, kui tavaliselt perekonda last oodatakse, et meil oli see protsess sama pikk. Ma ei tea, kas sa räägid natukene edasi sellest Pride'ist ja? Ja Pride koolitus oli siis selline, mida läbivad ka lapsendaja pered. Ja siis meil oligi natukene nagu selline kentsakas olukord, et meil oli keeruline koolitusele tulla, sest me pidime lastele lapsehoidja leidma. Samas teised on koolitusel ja igatsevad väga last, aga kõik läks hästi. Ja Pride koolitusel käidigi üle sellised põhialused kasvatamisest, kiindumussuhte loomisest ja ka siis, kui on nii-öelda keerulisema taustaga laps, milleks valmis olla võib-olla, mida arvestada, mida silmas pidada
ja siis meil oli ka traumakoolitus, kus siis veel süvitsi mindi nii-öelda leinateemadesse ja käitumisküsimustesse ja see oli ka kasulik, et teadagi, et kui laps tuleb nagu oma kodust ära mingitel põhjustel, siis ei jõuab meie juurde, siis ongi, et ta tegelikult alguses on nagu šokiseisundis ja siis peabki kordama asju ja rahulikult võtma ja kõik sellised kasulikud nõuanded sai sealt kaasa. Oli see keeruline protsess? See protsess ei olnud keeruline, et nagu juba sai mainitud, et võib-olla pigem just, et need ajad paika saada, et meil oleks endal lapsehoidja võtta, et saaksime seal kohal käia. Aga tõesti, seal sai õppida selliseid asju, mille peale võib-olla muidu ei tulekski, et kuidas siis selle lapsega olla, kes on trauma läbi elanud, et näiteks milliseid lauseid võiks kasutada ja milliseid tuleks vältida. Või siis samamoodi, et sellise lapsega näiteks ei tohiks mängida peitust. Et ma ei tea, kas ma ise oleksin selle peale tulnud. Et lapsega peituse mängimine tundub ikkagi selline nagu lõbus tegevus või kuidagi, et peidad näo ära ja kuku, et näed, nüüd siin ma olen. Aga tegelikult nendele lastele see ei ole sobiv. Et kui nad on juba niikuinii sellist kaotust oma elus palju läbi elanud. Selliseid praktilisi nõuandeid sai. Ja, ma ütleks, et ta ei olnud selline akadeemiline tuupimine, vaid pigem oligi arutelu teiste paaridega, kes seal koolitusel olid ja läbiviijatega ja kodutööd küll oli, aga ei olnud ka kaelamurdev, et see kindlasti ei tohiks kellelegi takistuseks saada. Millised hirmud teil endal võib-olla enne selle teemaga seoses oli, et laste kohta te juba natuke ütlesite, äkki teil on ka laste kohta veel selliseid näiteid tuua, aga just endal, et mida te võib-olla pelgasite? No kõige suurem oli ikkagi enda laste heaolu. No ongi, kuna ei tea, mis taustast võib laps tulla, ei tea ka, kui suur ta on, et see põhimõtteliselt on võimalik, et tuleb beebist peaaegu täiskasvanuni, et siis oligi selline, et kuidas enda lastel läheb, aga eks selle taga on ka see, et tegelikult ju ise ei tea, kuidas käituda olukorras, et ikkagi hoopis selline situatsioon, et võib oleme küll nii-öelda sugulaste lapsi hoidnud paar korda ja niimoodi, et nagu asi on tuttav, aga just, et see sellise pagasiga lastega, et kuidas käituda ja võib-olla see ka, et kuna meie enda lapsed veel teismeeast läbi pole läinud, siis ongi küsimus, et kuidas meie kasvatusmeetodid ruttu vormida sobivaks ka teismeealisele. Millised küsimused lastel veel ette tulid? Ma arvan, et neid küsimusi oli selliseid igapäevaseid või hästi palju, et mis on siis, kui lapsele ei meeldi või mis on siis, kui talle midagi meeldib, või et nagu sellised hästi tavalised, et kui ta ütleb nii, et mis me siis peaksime tegema ja et kus toas ta näiteks peaks elama või kus ta autos istuda võiks või et kus siis meie istume, et sellised hästi nagu praktilised või igapäevased küsimused tulevad mulle praegu meelde. Ja siis oli tegelikult ka küsimus selle üle, et kui ta haige on, et kas ta võib ka meid nakatada. Aga siis ongi, et koolis sa niikuinii käid ju suure grupi inimestega koos, et mis see ei ole nagu. Aga jah. See näitab väga hästi, kui erinevad küsimused ju lastel tekivad, eks ju? Jah. Ja siis oli ju küsimus, et kas ma võin teda kutsuda oma õeks või vennaks ja kuidas ma koolis räägin sellest. Et tegelikult õpetajatega me olemegi tegelikult ise ka rääkinud, et õpetajad on teadlikud, aga lihtsalt, et ei tekiks olukorda, et nüüd laps ütleb, et näed, et mul on väike vend ja siis 3 kuud hiljem, et näed, mul ei ole väikest venda. Et siis võib tekkida olukord, kus õpetaja arvab, et laps mõtleb asju välja. Et just, et selgitada selliseid olukordi ka. Kas õpetajad olid, ma eeldan muidugi, et nad olid toetavad, miks nad ei peaks, aga kuidas tõesti laste õpetajad siis võtsid selle teema vastu ja kas on olnud sellist olukorda, kus tekibki võib-olla segadus, et rääkis enne väiksest vennast ja enam ei ole väikest venda? Segadust vist ei ole tekkinud, sest me oleme õpetajatele kirjutanud näiteks, et nüüd tuleb või nüüd läheb, et nad oskaksid ka valmis olla, et laps võib olla nii emotsionaalsem koolis. Ja mõlemad, meil on 2 klassiõpetajat ja mõlemad on väga toetavad olnud, on ka julgustanud, et väga tore asi, mida teete ja
ja toetus on olnud küll koolipoolne olemas. Jaa, et toetus on olnud olemas ja võib-olla ongi kõige rohkem, et nad on olnud ka meie enda laste pärast mures või ka ikka küsinud, et kuidas nemad saaksid siis just meie lapsi ka aidata ja toetada. Kui palju lapsi teie kriisihoolduspere lapsi siis teil praeguseks olnud on? No tervelt 2, nii et staaži meil väga suurt veel ei ole, aga jah, meil on olnud siis, või noh, üks on olnud ja nüüd teine on praegu, et meil on olnud 2 beebit järjest. Mõlemad beebid? Ja üks tuli 1-kuuselt, teine tuli 1-nädalaselt. Ja tema on teil praegu 2-kuune? Just nii. No kuidas see päev üldse välja näeb, et kriisihooldusperel on ju nii, et tuleb telefonikõne, öeldakse, meil on teile laps ja 2 tunni jooksul te peate olema põhimõtteliselt võimelised selle lapse, eks ju, vastu võtma. Mis te siis teete, et kas tööandjad teavad, et vot on selline asi, nii et võib juhtuda, et keset päeva viskad arvuti nurka ja jooksed või kuidas nagu selle poolega on? Meil tõesti niimoodi ükskord oli, et tuli telefonikõne, see oli hommikul kuskil 10-11 ajal ja siis samal päeval 3-4 ajal oli see beebi juba meiega. Aga tookord oli vaheaeg ja mul oli just ka töölt puhkus, nii et ma mäletan seda hetke väga selgelt, et ma tulin lastega mänguväljakult, olin teel koju, kui see telefonikõne tuli ja siis jõudsime koju ja rääkisime, nagu ma ütlesin, perega läbi, et me oleme ikkagi perega kogu aeg kriisihoolduspere, mitte ainult meie 2. Ja siis olime põnevil, olime elevil, natukene hirmul ja see läks kõik väga kiiresti tegelikult, et mõne tunni jooksul siis saada ka need asjad, mis on vaja ühe beebi jaoks, sest me ei teadnud, kas me ootame beebid, me ootame koolieelikut või ootame me teismelist. Et seda ei olnud nagu üldse varem teada. Selle te saategi sellest telefonikõnes, eks ju teada? Jaa, aga ühel korral oli meil niimoodi, et oli ette juba teada, et sünnitusmajas on meid beebi ootamas. Et siis tegelikult me saime natukene rohkem planeerida, öelda töö juures ka, võtta selle aja vabaks ja meil oli juba teada, millal arstid ütlesid, et ta nüüd tohiks tulla haiglast välja. Et sel korral oli siis natukene rohkem seda aega planeerimiseks. Esimese beebiga ma küll mäletan seda hetke, et ta nii-öelda lastekaitsetöötajad olid ära läinud, beebi magas seal turvatoolis meie suures toas ja siis me vaatasime Monikaga üksteisele otsa, et ohoo, mis nüüd, äkitselt on beebi. Aga üpris kiiresti tuli meelde, et kuidas hoida ja kuidas mähkut vahetada ja nüüd teise beebi jaoks need oskused ära ei ununenudki, et oli selles mõttes oli lihtsam kohe sujuvalt üle minna ja oli selline kindlus käes. Aga jah, tööandjatega on meil mõlemal vedanud, on väga mõistvad ja toetavad, et kui on vaja, siis annamegi teada ja lubatakse ka teatud määral sellist paindlikkust, et saame hakkama. Ja ma tunnen, et ilma heade tööandjateta ei olekski hästi seda võimalik teha. Et tõesti, et meil on nagu töö poolt olnud ka nii suur paindlikkus ja toetus, et muidu võib-olla saab teha, aga oleks väga raske. Ma tulen korra tagasi ka selliste nii-öelda olmeküsimuste juurde, et praegu te ütlesite, et pidite hakkama mõtlema, kus saada beebile tarvilikke asju, et ja kui teie enda lapsed küsisid, et kust toast nad siis magama hakkavad, kui nad tulevad, et kas teil on kodus nüüd selline eraldi tuba nii-öelda kriisilaste jaoks või kuidas just see sisseseadmine käib, et tõesti üks päev on beebi, 4 kuu pärast tuleb võib-olla teismeline, et noh, kas teil on siis toas kõrvuti beebihäll, suurema lapse voodi või kuidas selline kodu ümber tegemine käis, vastavusse viimine? Jaa, kodus on meil siis nii-öelda üks tuba, mis meil oli ette nähtud külaliste toaks algselt. Aga kui me siis hakkasime seda rada käima ja kriisihoolduspereks saime, siis me muutsime selle kiiresti siis hoopis kriisilapse toaks. Et seal on meil praegusel hetkel siis tõesti beebi asjad kogunenud, aga samas on ka voodi olemas, kuhu siis saaks suurem tulla, sest beebi jälle tegelikult ju magab praegu meie juures, meie magamistoas üldse.
et see tuba nagu veel otsest kasutust pole saanud, aga potentsiaal on olemas ja ootab. Aga tegelikult see tuba sai kasutuse sel viisil, et ta muutus nii-öelda beebilaaks. Et jah, et kui me ootasime sinna, et kui suurem laps oleks võib-olla vajanud enda tuba, siis hetkel beebi just vajab rohkem sellist lähedust ja et vajabki, et oleks meiega koos. Saame seda kasutada laona. Aga kust te need beebi asjad siis võtsite? Et ma kujutan ette, et see beebi ei tule ju koos vankri ja turvahälli ja piimaseguga. Meil on tegelikult nii vedanud, et meil on hästi palju toredaid sõpru kirikus, kes on meid nii palju aidanud, et kui ma rääkisin, et tuli beebi meile selle mõne tunni jooksul, siis tegelikult selle mõne tunni jooksul nad suurem osa asjadest muretsesid meile, mida ühe beebi jaoks vaja on. Ja lisaks sellele ma veel tooks välja, oli hästi tore see, et kui meile tuli beebi perre, siis esimese 10 päeva jooksul meie sõbrad tõid ka meile õhtusööke. Selleks, et me saaksime rahulikult beebiga olla, me saaksime temale pühenduda ja ei peaks nii väga söögi tegemisele samal ajal mõtlema. Sellest on väga suur tugi olnud. Aga näiteks praegu nüüd, kui meil hiljuti juhtus, et vanker läks katki, et seda ei saanudki enam kasutada, siis SOS Lasteküla tegelikult tõi meil uue vankri. Et ka nende poolt on vajadusel toetus olemas. Jah, eks see vist tegelikult ongi pigem ette nähtud, et kas siis Sotsiaalkindlustusamet või SOS Lasteküla toob need asjad, aga meil on juhtunud selline suur tugigrupp olema, kus me saame ise küsida ja saame ka. Et siis need asjad võib-olla jäävad teistele peredele, kellel veel saab Sotsiaalkindlustusamet aidata näiteks. Et endal ei pea asju olemas olema, pigem ongi, et peab olema koht, peab olema suur süda ja laps saab tulla ja ülejäänud asjad nii-öelda laabuvad iseenesest teatud aja jooksul. Kuidas teie lapsed 2 beebit praegu vastu on võtnud? Nemad on väga hästi vastu võtnud. Ma ütleksin nii, et võib-olla need hirmud, mis alguses kõik olid, et pigem on sellel olnud vastupidiselt. Et kui beebi tuli majja esimest korda, siis nad olid nii põnevil iga hommik, et kas beebi on juba ärganud, kas mina saan juba minna, kas ma saan talle riided valida, kas ma saan taga mängida, kas mina saan talle pudeli valmis teha. Ja siis ma mõtlesin, et kui kaua see põnevus kestab, et võib-olla nädala või natuke rohkem, aga tegelikult esimene beebi oli meiega üle 5 kuu ja 5 kuud hiljem oli see põnevus ainult kasvanud. Et see ei olnud mitte kuhugi kadunud, vaid see oligi saanud ka siis ka kiindumuseks lisaks sellele. Aga tõesti nad on nii hästi võtnud lapsed vastu, et minu jaoks oli see väga positiivne üllatus. Ja, alguses võib-olla kõige suurem harjumine oligi see, et beebi nutab ja teinekord päris kõvasti. Et siis alguses oli niimoodi, et kui beebi nutab, siis meie lapsed läksid kas teiste tuppa või teisele korrusele, aga nüüd nad on niimoodi ära harjunud, et on seal samas kõrval. Ja ma olen nõus, nad on hästi vastu võtnud, et ei ole seda muret olnud ja siiamaani ei tundu ka, et oleks nagu sellist armukadedust, kuna paratamatult jääb aega vähem, kuna üks laps on peres juures, aga siis olemegi need ajad, kus meil kriisilast ei ole, olemegi proovinud ka teadlikult oma lastesse investeerida, et koos teha ja justkui nende tass nagu täis valada, et siis järgmise perioodi jälle jaksaksid. Ja võib-olla ma siia nutmise juurde veel lisaks selle, et minu meelest on hästi tore olnud, et me lapsed mitte ei reageeri niimoodi, et miks ta jälle nutab, mis tal viga on, vaid pigem, et oi beebi, mis mure sul on, et mis mure sul on beebi, et niimoodi nagu pigem positiivselt, kuigi juhtub ka seda, et vahel ütlebki, et ta nutab nii palju, et mul pea valutab. Ja siis me proovimegi leida selle võimaluse, et ta saaks minna kuhugi teise kohta, kus seda nuttu ei oleks kuulda. Ta saaks rahulikult olla. Aga just, et selline positiivne suhtumine on kuidagi olnud hästi meie laste poolt. Te ütlesite, et esimene beebi oli teie juures üle 5 kuu. See on ju täpselt, ta tuli kuuajasena, eks? Jah. Siis see on ju selline aeg, et väga paljud verstapostid
keeramine, esimesed naeratused, lalisemised, noh, kõik, mida värsked lapsevanemad, kus su süda lihtsalt armastusest plahvatab, eks ju, sa näed kõike seda ja siis läheb 5 kuud mööda ja siis see laps läheb teie juurest ära, et mis tundega te andsite siis lapse ära? Ma arvan, et see on selline tunne, mida tegelikult ei anna kirjeldada. Sa võid proovida ennast selleks ette valmistada, aga tegelikult sa ei kujuta ette, mis tunne see on. Minu jaoks isiklikult just see kõige esimene päev, ma ütlekski, et see oli nagu leinatunne. See oli tõesti, sest beebi oli alates 1-kuuselt olnud meiega ja ta veel vajas hästi palju lähedust, nii et oli hästi palju ka nagu olnud süles ja sinu enda lähedal. Ja olid kõiki neid hetki näinud, kuidas ta oli kasvanud, kuigi algusest peale teadlikult me teadsime, et ta läheb ära, et see hetk tuleb. Aga sa oled ikkagi inimene, ju? Ja, et ikkagi, kui see hetk kätte jõudis, siis ta oli palju raskem, kui ma oleks osanud oodata. Aga aja jooksul ta läks lihtsamaks, et just võib-olla see esimesed 2 päeva olid kõige raskemad ja siis läks natukene lihtsamaks. Ma annan kohe sõna üle sulle ka, aga ma ütlen, et laste osas me tegime just ka seda, et meil on õnneks võimalus kasutada erinevate näiteks psühholoogi abi või pere nõustamise abi, et erinevad võimalused on olemas. Ja me käisimegi pere nõustamisel, et küsida ette juba ennetavalt, et kuidas me enda lapsi saame aidata. Et see oli selline üks samm, mida me tegime. Ja nüüd ma annan sõna üle, et kuidas sa kirjeldad seda. Jaa. Ongi, kui ütleme, et kui beebi oleks ära läinud, kui ta on meie juures 3 kuud olnud, siis ta oli veel siuke väiksem, ta ei suhelnud nii palju ja oleks palju lihtsam olnud, aga olukordade sunnil ta oli natuke kauem meie juures ja nagu sa kirjeldasid, just oligi see, et ta hakkas naeratama ja vaatas sind ja on rõõmus, kui sa tuled ja räägib sinuga ja proovib nii-öelda ümber kinni võtta ja kõik selline, et see ikkagi läheb nii sügavale südamesse, et tõesti oli palju raskem. Oligi tegelikult selline tunne, et ma nüüd jätan oma lapse maha. Ja see oli nagu selline, milleks nagu ma ei olnud üldse valmis, et see nii raske on. Samas esimene kord ehk on kõige raskem, et meil nüüd mõne kuu pärast on aeg sellele uuele beebile hüvasti jätta, et siis näeme, kas see on kergem või mitte, aga kindlasti ta ei ole midagi sellist, mida nagu kahetseks. Ta on raske, ta on valus, aga samas sealt jääb ikkagi midagi sellist, või ta ongi selline magushapu, et on midagi ilusat ja midagi rasket, aga aja möödudes jääb ikkagi rohkem see hea jääb meelde. Mulle just isiklikult tundubki, et võib-olla kui ongi näiteks teismeline või võib-olla selline kooliealine või koolieelik, et kuidagi tema lahkumine on võib-olla kergem, sest ongi see, et sa ei kasvata, tõesti sa ei õpeta teda, eks ju, haarama mingeid mänguasju, selliseid esimesi suuri asju, et kui teil on 2 beebid järjest olnud, siis ma tõstan käed üles ja ütlen, et te olete ikka super vaprad. Ja see, jah. Aitäh, ilusaid sõnu on ikka vaja, sest tegelikult üks asi ka, mis toetab, ongi ka just see, et nii-öelda, kus selles kriisihoolduspereks olemisest juttu on, siis ikkagi on toetamist ja niimoodi ja meil oli üks üritus oli, kus siis ka tänati peresid ja siis poeg nii lahedasti ütles, ma täpselt sõnastust ei mäleta, aga mõte oli see, et see kriisipere on nii hea olla, et saab süüa ja kinke antakse ja igati tore, et selles mõttes mõtlesin, et ta sobib hästi reklaaminimeseks sellele, et selline ühiskonna poolt on toetus olemas ja see on ka osa sellest, mis annab nagu jõudu edasi teha. Kuidas siis lapsed hakkama said sellega, kui esimene beebi ära läks? Me siis võtsime seda nõu kuulda, mida meile anti, nii et näiteks me tegime sellise lahkumispeo, oma ette nagu enda perega kodus siis, kus siis lapsed said anda kingituse kaasa beebile ja siis selliseid pilte vaatasime veel koos, kui veel beebi oli isegi meiega, juba vaatasime natukene pilte ja rääkisime. Aga eks nendel oli ka see ikkagi raske, sest nendel oli ka beebi väga kalliks saanud. Ja esimesed 2 nädalat ikkagi tuli pisarad silma ja esimene nädal eriti just üsna igapäevaselt. Aga siis oligi, et me rääkisime sellest ja meenutasime neid toredaid hetki ja võib-olla
tuletasime ka endale meelde seda, et kui nüüd see beebi ära ei läheks, siis ju me ei saaks teisi lapsi aidata. Et see on selline koht ka. Kui palju te eelmise beebi puhul ja praeguse puhul tema sünniperega suhtlete või suhtlesite? See suhtlemine on olnud väga erinev, et see on alati selline juhtumipõhine, et kui on perega suhtlemist ja sellest on lapsele ja perele kasu, et siis sellest on suur rõõm ja siis on ka suhtlemist rohkem. Aga samas on ka selliseid olukordi, kus perega suhtlemine ei ole võimalik, et see toimub ainult kas siis lastekaitse või Sotsiaalkindlustusameti või SOS Lasteküla kaudu. Et see on selline juhtumipõhine. Te olete siis mõlemaga kokku puutunud? Jah. Et see on ka vist tegelikult selline teema, mida avalikult nii-öelda väga arutada ei saa, aga saamegi öelda, et üldiselt on jah niimoodi, et on juhtumeid, kus vanemad on toetavad ja ka nagu pigem näevad seda kui hetke, kus neil on võimalus ise asjad korda ajada, et lapsele pakkuda head kohta, aga on ka siis jah, kus on rohkem probleeme ja suuremad takistused ees, kus see suhtlus nagu nii sujuv ei ole, aga seal ongi spetsialistid on aitamas ja koos nendega nõu pidades saabki alati kõige parema lahenduse välja leida. Teie olete veel selline värske kriisihoolduspere, aga kuidas te tunnete, kas te olete leidnud tõesti oma nii-öelda kutsumuse ja see ongi see, mida te kindlasti tahate tulevikus teha või on ka natuke selliseid mõtteid võib-olla ikkagi lähevad tagasi sinna lapsendamise suunda, et kui teil on nüüd jälle teine beebi järjest, et äkki on temast lahkumine jälle väga, väga raske ja võib-olla peaks ikkagi pühenduma nii-öelda terve elu ühele lapsele? Praegu pigem kaldume veel kriisihoolduspere poole. Küll aga mis on mõttes on see, et oleks nüüd tore vaheldus, kui ei tuleks uuesti siuke hästi väike beebi, kellega on just see kõige raskem, et öösiti peab ärkama ja toitma ja siis kõik muud tegevused sinna ära mahutama. Aga jah, kutsumus ta on, võib-olla ta ei ole selline kutsumus, mis on nagu, et 100% kogu aeg, aga sest ka on muud asjad, mida me tahame teha ja saavutada, aga ta on kindlasti selline, mida me naudime. Teatud hetkedel ka väga, väga raske on seda nautida, aga ikkagi lõppkokkuvõttes on ikkagi midagi sellist, millega me tahame jätkata ka pikas plaanis ja jällegi vaatame, kuidas enda lastel on. Et see ongi hea pärast igat last võtta aeg maha, omavahel läbi rääkida, kuidas me jaksame, mida me saaksime järgmine kord paremini teha, et ei oleks nii suurt väsimust ja spetsialistidega nõu pidada ja oma laste käest küsida, et kuidas on, et kas jätkame ja kõik selline, et plaan on edasi proovida nii kaua, kui ikka jaksame. Kuidas pärast eelmise beebi äraminekut laste tagasiside oli, et kui me võtame selle kõrval, et beebi oli juba ka kalliks saanud ja esialgu oli ikkagi raske, et kas nad ütlesid, et mingi hetk, et no nii, millal me uue lapse perre saame? Lastel minu meelest oligi selline natukene, ma ütleks, üles-alla, et alguses, kui beebi ära läks, eriti just noorem ütles, et ma ei taha kunagi, et keegi teine tuleb. Ma tahan, et tema tuleks tagasi ja selline nagu kibestumus natukene, miks ta nüüd ära läks ja ma ei taha mitte kedagi teist mitte kunagi. Aga kui natukene läks aega mööda, siis nagu minu meelest see muutus, et siis oli, et aga kas nüüd varsti juba tuleb keegi või et kes see järgmine on, kes tuleb või kes ta võiks olla ja siis juba hakkasime selle üle arutama. Jah, huvitav oligi see, et üks hetk tundus nagu, et nad ei ole valmis, aga siis me jällegi küsisime, et kas te tahate vähemalt proovida, sellega nad olid nõus. Ja siis, kui see otsus oli tehtud, siis nad hakkasid jälle mõtlema, et kes tuleb ja siis on ikka juttu sellest, et tahaks näiteks tüdrukut, kellega koos nukkudega mängida või tahaks poissi, kes legosid armastab või midagi sellist, et selline jutt oli peal ja siis oli neil jälle nagu põnevus. No mida te neile ütleksite, kes võib-olla on mõelnud
kas siis hoolduspereks või kriisihoolduspereks saamisele või ka neile, kes üldse ei ole mõelnud, et teeme üleskutse ja reklaami sellele raskele ametile nii-öelda. Neile, kes üldse ei ole mõelnud, siis me ikkagi soovitame mõelda sellele, sest tõesti Eestis on nii palju lapsi, kellel on vaja abi ja sellega saab teha muuta midagi, et see on väga oluline. Jaa, sest lõpuks on see, et näiteks kui oled hea elu peal ja teed mingisuguse annetuse rahalise, eks ole, et midagi toetada, siis selles muidugi tore ja hea. Aga minu meelest just nii hooldusperena kui kriisihooldusperena on tegelikult ikkagi see, et teatud mõttes sa päästad kellegi elu. Eriti kui need on noored lapsed, siis see kiindumussuhte arenemine on nii kriitilise tähtsusega, et ta hiljem suuremana üldse oskaks ennast armastada, oskaks nii-öelda ühiskonda sulanduda. Et see on tegelikult nii suur kingitus, mille saab anda, et kui keegi on mõelnud selle peale, siis kindlasti võtke spetsialistidega ühendust. Ei peagi kohe nagu ütlema, et jaa, kindlasti, vaid nii-öelda uurida, küsida, läbi rääkida, mida see endast kujutab, missuguseid muudatusi peab tegema ja kuidas see edasi võiks minna. Aga jah, kui üldse ei ole mõelnud, siis tasuks mõelda. Sest näiteks võib-olla on mõni perekond niimoodi oma elus hea järje peal, oma lapsed on juba suuremaks saadud ja mõeldud nii-öelda uue beebi peale, siis näiteks kriisihooldusperena on suur tõenäosus beebi saada. Ja siis küll sellega kaasnevad need teised asjad, et peab beebi ära andma, aga võib-olla selline lahendus sobib kellelegi veel. Ja nagu siin enne sai juba mainitud, siis on ju tegelikult neid hooldusvorme on ju erinevaid, et meie oleme küll kriisihoolduspere, aga siin oli hooldusperest juttu ja lapsendaja perest juttu ja et tõesti, et uurida ja mõeldagi, et võib-olla, et mis oleks nagu teie perele kõige sobivam. Ja isegi kui tunned, et ise ei tahaks olla hoolduspere, siis võib ikkagi uurida, sest äkki kuskilt tuleb kõrvu jutt, et keegi võib-olla tahaks ja siis sa saad talle anda infot, et näed, selline variant on olemas. Just. Yeah. Moonika ja Andres, suur aitäh teile tulemast. Ma soovin teile edu, nagu ma juba ütlesin, sellel väga raskel tööl ja te teete tõesti väga tänuväärset asja. Aitäh teile. Aitäh. Suur aitäh. Aitäh kuulamast. Kuula Beebipalavikku üle nädala neljapäeviti Spotify'st, iTunes'ist või kust iganes oma podcastid leiad.